Tere! Oleme Kareliga tulnud siia Lõuna-Eesti põllu peale, kus on tehtud 3 nädalat tagasi 0,8 liitrit hektarile inputi, mis on hoidnud ära silmlaiksuse, helelaiksuse, varajase pruunlaiksuse ja ka jahukaste. Edasi on lipulehe pritsimine. Siin põllul on see juba tehtud, kuid meie soovitame kasutada Askra X-Prot 0,8 kuni liiter hektarile. Järsku Karel, sa räägid, miks kasutada Askrat, mis on tema tugevused ja kuidas kulunormi valida? Kõigepealt enne kui minna Askra X-Pro jutu juurde, siis räägiksin lähemalt, mida see X-Pro generatsioon endast kujutab. X-Pro tähendabki toimeainete piksafeen ja proteokonasool sisaldust ja mida see X-Pro generatsiooni tooted meile annavad meile väga hea vastupidavusele põuatingimustele. Erinevad keerulised ilmastikuolud, mis meil ka see aasta tegelikult on olnud, madalad temperatuurid, kõrged temperatuurid ning ka vahelduvad ilmad just vihma poole pealt. Sest X-Pro generatsiooni tooted omavad ka Leaf Shield formulatsiooni, mis tähendab seda, et vihmakindlus saavutatakse päris kiiresti. Kui rääkida vihmakindlusest, siis X-Pro generatsiooni toodetel see Leaf Shield formulatsioon tagabki meile väga kiire vihmakindluse, mis tähendab seda, et circa 15 minutit peale esimese pritsimise teostamist on meil umbes 70% taimikust juba kuivanud, mis tähendab seda, et see toimeaine on ilusti lehele juba kinnitunud, seal laiali valgunud ja hakkab nüüd taime sisse liikuma ning ei pea muretsema selle hilisema vihma pärast. Küll aga ikkagi päris enne paduvihma ka pritsida ei tasu. Aga kui rääkida nüüd Askra X-Pro tugevustest, et mis on tema tugevused haiguste poole pealt, siis number 1 tugevus ongi tal just nisupruunlaiksus. Ja tänu ühele toimeainele, milleks on floopüraam, omabki ta väga kiiret stopp-efekti just erinevatele haigustele. Ja selleks ongi näiteks nisupruunlaiksus. Kui me teame, et meil juba on pritsimine hiljaks jäänud, oleme mõned päevad maha maganud, kui see pritsimine on teostatud, näeme, et kui on esimesed täpikesed põllu peal olemas, siis seal tulebki see Askra tugevus mängu, et ta paneb kõikidele haigustele kiire stopp-efekti ega lase uutel lehtedel sellesse nakkuda. Kui rääkida kulunormidest, kuidas kulunormi valida, siis eelkõige tuleb lähtuda ka sellest, et kui palju me oleme näiteks talinisule või taliodrale väetist andnud, kui kõrgeks oleme selle lämmastikufooni ajanud. Mida madalama lämmastikufoon, seda madalamat normi me saame kasutada, mida varajasemad on sordid, seda madalamat normi saame kasutada just sellepärast, et taim ei seisa meil põllu peal nii kaua, et me ei pea teda nüüd nii kaua seal põllu peal ka kaitsma. Et kui meil on näiteks 120 ennine lämmastiku tase, siis piisab Askra X-Pro kulunormist 0,8 liitrit hektarile. Ja kui me kasutame nüüd 150 enni suurust lämmastiku taset, siis tähendab seda, et see norm võiks olla juba liitri lähedal. Selle liitrise normiga tegelikult me saavutame väga pika kaitse lipulehele circa 4–5 nädalat. See tähendab seda, et me hoiame põllust eemal nisu pruunlaiksuse ehk TTR-i, nisu helelaiksuse, hilisema jahukaste. Ning kui me näeme, et antud faasiski siin meil on tegelikult juba viljapead välja tulemas kohe ja kui see pritsimine jääb meil tõesti hilisemaks, siis Askra X-Pro omab ka väga head mõju fusarioosidele. Ehk tegelikult me hoiame taimed terve lipulehe faasis kuni valmimiseni. Kuna Askra X-Pro omab ka rohendavat efekti, siis tähendab seda, et me aitame kaasa ka sellisele taimefüsioloogiale, hoiame teda paremas elujõus erinevatel keerulistel ilmastikutingimustel. Nagu ma mainisin, et on selline põuaefekt juures, ehk ta aitab sellele põuale paremini vastu pidada ja selle tulemusel ka tera täitevus on parem. Aga Tõnu, mis sa arvad, kas tasuks oodata nüüd selle T2 pritsimise juures seda viljapead väljasid või pigem mitte, et kuidas sellesse suhtuda? Ei, seda ei tasuks kindlasti oodata, et T1 ja T2 pritsimise vahel võiks olla 3 nädalat. Muidu, kui me viivitame T2 pritsimisega, siis võivad hakata erinevad nakkused või haigused levima. Kui on oht, või kui fusarioosi surve on liiga suur, siis teha T3 pritsimine eraldi ringina siiski. Talivilja pritsimistega on ühel pool, ees ootavad veel suvivilja pritsimised. Ja kui teil on küsimusi suviviljade herbitsiidide või fungitsiidi lahenduste poole pealt, siis võtke julgesti meiega ühendust ja leiame teile sobiva lahenduse. Näeme põldudel! Näeme põldudel!